kampis on nagu jah. Hea oleks, kui see oleks naabrimees või naabrinaine või? No jah, et see ei pea eriti kaugelt nagu otsima ja selline lihtne, mugav. Sõidukulud ka nagu jääb. Samas on nagu oma inimene, et elate nagu ühes kandis, aga samas mingid kohustusi ka ei ole. Ja samas on kohe võtta mida. Saime aru. Kohe tunnus, et ei saa enam. Tuleb peale, et see on kohe nagu see naksab. Ja see ei ole nii ainult Tartus või Stockholmis arutleme Justin, vaid ka New Yorgis või Londonis. Aga Tallinnas? Ma ei tea, ta räägib siin Tartus. Tallinn ei ole nii amoraalne linn. Nagu see Tartu on. Ma mina olen tulnud Tartu Tartust ise rääkinud. Kui nädalavahetus tuleb, Etendusjuht on teatris inimene, kes koordineerib laval toimuvat, proovisaalis toimuvat. Mõne muu eluvaldkonnaga paralleele tõmmates võiks ta olla nagu dispetšer, korrapidaja, selline koordinaator, kontroll, kes peab kõike teadma, samas teatud olukordades ta ise ei tee suurt midagi ja ise ei saa ka kuidagi otseselt neid protsesse mõjutada. Aga peab olema kõigega kursis ja oskama vastata igale küsimusele. Meil on etenduse juhi töö liidetud rekvisiitori tööga, nii et siis etenduse juht rekvisiitori töö algab tükk aega ennem, kui hakkab etendus. Suuremate tükkide puhul, kui etendus hakkab kell 7, siis väljaheitmise puhul alustan mina tööd näiteks kell 4, et panna paika kõik rekvisiidid, mis lava ümbruses on igal pool, siis kontrollida ära, et lava oleks tehniliselt korrektselt üles pandud. Sama väljaheitmine, kus on 3 vaatust ja rekvisiiti on ikka väga-väga palju. Ja vaheaegadel on väga suured vahetused, mida tuleb, rekvisiidi seisukohalt tuleb joostes 20 minutit vahetada asju laval, siis pean nüüd häbiga tunnistama, et mul ei ole isegi märkmeid rekvisiitide kohta. Toit on päris, kui teda kuidagi suhu peaks pistma, siis on alati meil päris toit. Väljaheitmises seda päris toitu ei ole väga palju, natukene jooki, üks õun, siis natuke šnitslit ja õlled, need on siis alkoholivabad, sigaretid, mis on nikotiinivabad. Kindlasti raske on, kui on palju rekvisiite ja see on väga täpsed ja ütleme hulgaliselt rekvisiidi vahetusi või siis hulgaliselt lavavahetusi. Lavastused stiilis, et tühi lava ja üks tool. Neid ei tule eriti palju ette küll, aga kerge lavastus on see, kui sa tuled, ütled, et tere õhtust, palun alustame ja lõpus ütled head õhtut. Etendusjuht liitub esimesest proovist. Proovisaali esimesest lugemisest alates. Alati ei ole etendusjuht terve proovisaali perioodi pidevalt trupi juures. Trupid on erinevad, lavastajate nõudmised on erinevad,
aga põhimõtteliselt esimesest proovist kuni viimase etenduseni. Kui on töö tekstiga, siis hoiab nii-öelda kätt elu pulsil, toimuvad teksti muutused, mahatõmbamised, ümbertõstmised, püüab nendega kursis olla. Kui tehakse stseenide kaupa proove, nii et kõiki näitlejaid kogu aeg vaja ei ole, siis koordineerib näitlejate proovi tulekut ja proovist minekut ja seda, et igaüks teaks, mis päeval, mis kellaaeg ta peab proovis olema. Kindlasti koordineerib, vahendab kostüümiproovide, grimmiproovide aegu näitlejate ja trupiga, ka töökodade ja dekoratsioonide jõudmise osas. Ta palju kaasa aidata ei saa, aga vähemalt püüab omada infot selle kohta, mis toimub. Ja loomulikult on alati nii-öelda lavastaja käepikendus, kui lavastajal midagi vaja on. Noor kunstnik ja noor lavastaja olid väga kindlakäelised, väga täpselt teadsid, mis nad tahavad, samas kuulasid, mis ka hulk noori ja aktiivseid näitlejaid välja pakkus. Et see oli selline väga rõõmus ja konstruktiivne tööprotsess. Ei olnud sedasi, et lüüakse rusikaga lauale, öeldakse, see asi on nii ja nii on, mitte teistmoodi. Proovitakse teatud asju siiamaale, et äkki saab paremaks, et mõni asi toimiks paremini, jõuaks publikuni paremini kohale. Üks asi on lavastaja, kunstnik mõtlevad välja, kuidas lavapildid vahetuvad, millise dünaamikaga, kui palju neid on, kas kogu etendus toimub ühes lavapildis või 30 lavapildis, siis on hulgaliselt trikikaid näitlejaid, kes iseendale mõtlevad trikke, rekvisiite ja muid figureid välja. Siis tuleb püüda nendega hakkama saada. Teater on kollektiivne kunst, ei ole nii, et asi on lihtne või keeruline sellepärast, et üks inimene ütleb või teeb midagi. Hea tiimi puhul ei pea suurt midagi tegema, kõik üksused teavad ise, mida nad teevad, jääb ainult selline kontrollifunktsioon silma peal hoida. Eile oli väga tööprotsessi väga toredalt ilmestav juhus, kus oli vaja üks stseen veidikene ümber teha ja tuli lihtsalt voodi peale kukkuda, pehme madratsi peale. Voodi keskel on auk, kuhu saab ära kaduda. Ja näitleja väga ei julgenud, siis lavastaja ütles, et nii, tulge eest ära, mina olen lavastaja, mina näitan ette, mina pean näitama, et see on võimalik. Seisis voodi serva peale ja kukkus voodisse nii, nagu ta tahtis, mille peale voodi läks katki. Käis hirmus raks, kõik olid väga ehmunud, õnneks midagi hullu ei juhtunud, õhtuks parandati voodi ära. Alates kella 6 hakkan kontrollima, kas näitlejad on kohale tulnud ja keda ei ole kohale tulnud kella 6, helistan inimesed läbi,
kellegagi ei ole midagi juhtunud, kas keegi pole haigeks jäänud, kas keegi pole ära unustanud. Seda tuleb aeg-ajalt ette, et üllatusega avastatakse, et mul on täna etendus või issand, mis kell on, ma jõuan. Õhtust, kell on 5 minuti pärast 7, palun esimest märke. Nägu kinnes, lõuarükud kokku lihtsalt. Pilk nagu endasse pööratud. Otse kui vari, peetus. Etenduse ajal kõik küsimused on ikkagi etenduse juhile. Et etenduse ajal on küll erinevad osakonnad, kes vaatavad, et mingi asi toimiks, aga lõppvastutus on etenduse ajal siiski kõigi üksuste osas etenduse juhil. Küsimused laekuvad temale. Kõik pretensioonid tulevad siia ühte punkti. Kui satuvad juhuse tahtel sellised näitemängud, lavastused, mis on kassamagnetid ja mängitakse aastaid, siin on tükke, mida mängitakse juba üle 10 aasta ja sulle tuleb ka kogu aeg uusi lavastusi juurde, siis see arv paisub suureks. Samas võid sa teha hulgaliselt selliseid lavastusi, mis mängivad 20 korda ja siis lähevad ajalukku. Sellisel juhul on see vahetus suurem ja korraga käigus olevate tükkide arv nagu väiksem. Eks nad reeglina tulevad sedasi, et on vaja veel kedagi, kes seisaks seal või läheks siit sinna ja sa oled siin trupi juures, et sedasi need tulevad. Eks ta on selline tore vaheldus, et sellisest kõige tavalisemast rutiinist väljas pead natukene rohkem pingutama oma aega, natukene sedasi kompaktsemalt jaotama kuidagi, et tulla toime siis nii rekvisiitori ametiga, etendusjuhi ametiga ja siis ajama veel kostüümiga selga ja üle lavaga käima. Siis juba hakkas pihta. Unenägudes on küll tihti peale sellised unenäod, et sa lased lavakardina lahti, samal ajal mõtled, kes näitlejad peavad laval olema, et ma ei tea sellest näitemängust midagi, kas ma poes käisin, kas ma tõin need asjad või mis asjad siin üldse on, kes üldse peab siin laval olema, aga kardin liigub samal ajal lahti. Sa nagu tead, et see peaks olema sulle tuttav asi, aga on täiesti võõras kõik. Väljaspoolt vaadates võib tunduda, et see on väga kaootiliselt toimiv süsteem, et öeldes siis nüüd armunud Shakespeare'is oleva tekstiga, et kuidas see küll kõik õnnestub.
ma ei tea, see on mõistatus, aga toimib. Ja ma ei tea, mul sobib selline kaootiline mõistatus.